Tänane ülevaatlik loeng käsitleb suhkruhaigust ehk diabeeti. Käsitleme diabeedi erinevaid alatüüpe, selle tekkemehhanismi ja lühidalt ka ravi. Suhkruhaigus on krooniline haigus, mida iseloomustab püsiv veresuhkru kõrgenemine. Kui tervel inimesel on tühja kõhu veresuhkru väärtus maksimaalselt hommikuti 5,6 millimooli liitris, siis suhkruhaigust on alust diagnoosida, kui hommikune tühja kõhu veresuhkur on 7 millimooli liitris või kõrgem. Suhkruhaiguse korral on põhimõtteliselt tegemist süsivesikute omastamise häirega. Kõige suurema osa oma päevasest energiast saame me süsivesikutest. Kui me sööme, siis toiduga me saame nii valke, rasvu kui süsivesikuid. Tervel inimesel toiduga saadud süsivesikud imenduvad seedetraktist verre ja edasi sealt rakkudesse, kus me selle saame ära kasutada energia tootmiseks. Suhkruhaiguse korral küll süsivesikud imenduvad verre, kuid ei ole võimelised edasi liikuma rakkudesse, et seda energiaks kasutada. Seetõttu, kui suhkruhaigus kestab pikemat aega, siis veresuhkru tase tõuseb, aga samas rakkud on näljas. Ja pikapeale hakkab inimese kehakaal langema. Aga samas üleliigset suhkrut veres hakatakse neeru kaudu välja viima. Kuna aga glükoosil on kõrge osmootne rõhk, võib-olla te teate, mis on osmoos füüsika või keemiatunnist, siis kuna glükoosi osmootne rõhk on kõrge, viib ta kaasa vee ja seetõttu hakkavad suhkruhaiged palju ja sageli urineerima. Lapsevanemad tihti märkavad, et nende lapsed, kes on eelnevalt olnud juba potirežiimil, hakkavad öösiti voodit märgama. Kuna inimene kaotab niimoodi palju urineerides vett, tekib varsti suhkruhaigel ka joogijänu ja hakkab sageli ka öösiti joomas käima. Suhkruhaiguse tüüpilisteks sümptomiteks on palju joomine, palju urineerimine ja kehakaalu langus. Suhkruhaiguse ladinakeelne nimi diabetes mellitus tuleb tegelikult kreeka keelest ja diabetes tähendab palju urineerimist. Hiljem lisati sellele sõna mellitus, mis tuleb ladinakeelsest sõnast mesi, see tähendab magus, palju urineerimine. See tähendab seda, et tegemist on väga vana haigusega ja aastasadu tagasi võis arst diagnoosida seda haigust maitstes uriini. Tänapäeval on kindlasti kasutusel paremad diagnostilised meetodid ja nagu ma juba ütlesin, diagnoositakse haigust hommikust tühja kõhu veresuhkrut määrates. Selleks, et glükoos saaks verest liikuda rakkudesse, on vajalik hormoon, mille nimi on insuliin. Insuliini toodab kõhunääre. Kõhunääre on organ, mis paikneb keskkõhus ja on pikliku kujuga. Ja insuliini toodavad just nimelt rakud, mida nimetatakse beta-rakkudeks. Suhkruhaiguse korral, kas kõhunääre ei tooda piisavalt hormooni insuliin või kõhunääre toodab insuliini, aga see ei oma piisavat toimet rakkudele. Vastavalt siis ka sellele eristatakse suhkruhaiguse alatüüpe. Peamised neist on esimest tüüpi suhkurtõbi ja teist tüüpi suhkurtõbi. Mõlemale on omane, et veresuhkru tase on tõusnud. Kuid esimest tüüpi suhkrutõve korral kõhunääre ei tooda insuliini. Teise tüübi diabeedi korral kõhunääre toodab insuliini, aga see ei tööta piisavalt. Vastavalt sellele on ka ravid haiguste puhul täiesti erinevad. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel põeb suhkruhaigust maailmas keskelt läbi 171 miljonit inimest. See on umbes 2,8% elanikkonnast. Enamik neist suhkruhaigetest põeb aga teise tüüpi diabeeti. See on siis kuskil 90–95% suhkruhaigetest.
Teise tüüpi suhkruhaigus hakkab tüüpilisena täiskasvanueas ja enamasti tekib see ülekaalulistel inimestel. Kuna laste ülekaalulisus on ka suurenev probleem maailmas, siis viimasel 15 aastal on ka lastel hakatud teise tüübi suhkurtõbi diagnoosima. Eriti suur on see probleem Ameerikas. On ennustatud, et ühel Ameerika lapsel 3, kes on sündinud peale 2000. aastat, kujuneb elu jooksul suhkruhaigus. Kuna ka Eesti lastel on kehaline aktiivsus vähenenud ja tarbitakse üha kaloririkkamat toitu, siis suureneb ka Eestis ülekaaluliste laste arv. Samas ülekaalulisus on riskifaktoriks teise tüübi diabeedi tekkeks. Siiski tänasel päeval on diagnoositud ainult üksikutel juhtudel Eestis rasvunud noorukitel teise tüübi suhkurtõbe. Esimest tüüpi diabeet algab seevastu enamasti lapseeas või siis varases noorukieas. Tegemist on autoimmuunhaigusega. Immuunsüsteemil on peamine ülesanne teha vahet, mis on oma ja mis on võõras. Oma kaitsta ja võõra vastu võidelda. Võõras on meie jaoks bakterid, viirused, võõrkehad, mis satuvad organismi. Nende vastu immuunsüsteem tekitab põletikku ja proovib seda kehast eemaldada. Niinimetatud autoimmuunhaiguste korral aga meie immuunsüsteem hakkab töötama meie oma kudede vastu. Kui me räägime esimest tüüpi suhkurtõvest, siis konkreetselt immuunsüsteem hakkab hävitama kõhunäärmes neid rakke, mis toodavad insuliini. Suhkruhaigus vallandub, kui on hävitatud juba 80–90% nendest rakkudest. Neid autoimmuunhaigusi on teisigi veel. Üsna levinud haigus ka Eestimaal on reumatoidartriit, liigeshaigus, mille puhul immuunsüsteem tekitab põletiku liigeskõhredes. On autoimmuunne kilpnäärmehaigus, on olemas tsöliaakia ehk teraviljavalgu talumatus. Miks tekib autoimmuunsus ja miks immuunsüsteem enam ühel hetkel ei saa aru, mis on oma ja võõras ja hakkab oma vastu töötama, seda täpselt maailmas ei teata. Viimastel aastakümnetel on läbi viidud palju diabeedialaseid uuringuid ja need on näidanud, et selleks, et esimest tüüpi diabeet tekiks, peab olema geneetiline eelsoodumus. Samas on aga uuringud ka näidanud, et geneetilise eelsoodumusega inimene võib elada elu lõpuni nii, et seda haigust ei teki. See tähendab, et arvatakse, et lisanduma geneetilisele eelsoodumusele peaks mingi väliskeskkonna faktor, mis vallandab selle haiguse. Mis täpselt on see väliskeskkonnas, mis selle haiguse vallandab, samas aga ei teata. On arvatud ja leitud seoseid teatud viirushaiguste põdemisega, varase lehmapiima tarbimisega imikueas, on olemas niinimetatud hügieenihüpotees. See tähendab seda, et me elame viimastel aastakümnetel palju puhtamalt, kui me elasime seda 100 aastat tagasi. See tähendab meie immuunsüsteem, mis varem pidi võitlema bakterite viirustega, praegusel hetkel on segaduses. Ei olegi nagu millegi vastu võidelda ja võib-olla ongi see põhjus, miks tekib autoimmuunhaigus. Kuna täpselt ei teata, miks see haigus tekib, ei osata seda haigust ka ära hoida. Teise tüübi suhkurtõve korral kindlasti aitab haigust ära hoida kehakaalu normaliseerimine, tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse läbi. Kindlasti ei pea paika müüt, et suhkurtõbi tekib siis, kui laps sööb palju magusat. Teise tüübi suhkurtõve osas on väike tõetera sees, sest nimelt süsivesikute rikast toitu tarbides võib tekkida ülekaal, mis on teise tüübi diabeedi riskifaktoriks. Kuna ei teata, miks tekib esimest tüüpi diabeet, siis ei osata seda haigust ka ära hoida.
Esimest tüüpi diabeeti põeb keskeltläbi 0,2–0,5% elanikkonnast. Haigestumine on eri riikides ja erinevates maailmajagudes väga erinev. Rohkem haigestutakse arenenud maades ja Põhjamaades. Maailmas kõige suurim haigestumine esimest tüüpi diabeeti on Soomes. Soomes haigestub esimest tüüpi suhkruhaigusesse keskeltläbi 60–70 alla 15 aastast last 100 000 lapse kohta aastas. Eestis viimastel aastatel haigestub aga 30–50 alla 15 aastast last 100 000 sama vanuselise lapse kohta aastas. See tähendab 2–3 korda vähem. Eestis elab umbes 500 last, kellel on esimest tüüpi suhkruhaigus. Üle maailma on tendents, et see haigus sageneb ja haigestuvad üha nooremad lapsed. Uuringud on näidanud, et iga aasta haigestub keskeltläbi 3% rohkem lapsi. Ja alla 5-aastaseid lapsi haigestub iga aasta 9% Eestis rohkem, võrreldes siis eelneva aastaga. Kui 10 aastat tagasi rääkisime, et peamine haigestumise vanus esimest tüüpi suhkruhaigusesse on murdeiga, siis tänapäeval kõige rohkem haigestutakse vanusegrupis 5–7 aastat. Arvutused on näidanud, et Euroopas 2020. aastaks on suurenenud 70% alla 15-aastaste laste arv, kes põevad esimest tüüpi suhkurtõbe ja 2-kordselt on suurenenud alla 5-aastaste laste arv. Edasi räägiks siis lühidalt diabeediravist. Diabeediravi nurgakivideks on peetud insuliini, kehalist aktiivsust ja dieeti. Kuna tegemist on kroonilise haigusega, vajab see pidevat ravi. Teise tüübi diabeedi korral on esimeseks raviks dieet, sest kehakaalu langetades hakkab ka insuliin paremini toimima ja veresuhkrud võivad normaliseeruda. Kui sellest ei ole abi, lisatakse tablettravi, mis parandavad insuliini toimet ning tänapäeval ka üsna varakult alustatakse insuliinravi. Esimest tüüpi suhkruhaiguse korral on peamine siiski ainult insuliin asendusravi, kuna keha ise ei tooda insuliini. Insuliinravi alustati 1922. aastast. Esimene laps, kes insuliini sai, oli 14-aastane Kanada poiss. See oli suur läbimurre suhkruhaiguse ajaloos, sest sinnamaani see haigus lõppes surmaga. Esimalgu saadi insuliini sea ja lehma kõhunäärmest. Tänapäeval on kasutusel iniminsuliin täpselt sarnane insuliin või isegi natukene muudetud aminohappelise ehitusega, et saada veelgi efektiivsem toime. Kasutusel on väikesed süstesulepead, mida on mugav kasutada ja milledel on väga väikesed nõelad. Vaevu märgatavad ja väga vähe valu tekitavad. Viimasel 20 aastal on lisaks ka kasutusele võetud insuliinpumpravi. Suhkruhaige peab igapäevaselt kodus kontrollima ka oma veresuhkru väärtust. Selleks on patsientidel kodus väga väikesed veresuhkrumõõtjad, mida nimetatakse glükomeetriteks, ja soovitav on teha ikkagi vähemalt 4 veresuhkru mõõtmist päevas. Glükomeeter annab tulemise paari sekundi jooksul. Insuliinraviga suhkruhaigetel proovime me jäljendada terve inimese kõhunäärme tööd. Ka tervel inimesel toodab kõhunääre pidevalt insuliini, kuid nii kui me sööme, paisatakse vereringesse suurem ports insuliini. Kui sööme rohkem, paisatakse vereringesse rohkem insuliini, kui sööme vähem, paisatakse vereringesse vähem insuliini. Suhkruhaigetel peame me iga kord enne sööki manustama insuliini ja teada, kui palju seda teha,
peab suhkruhaige igal söögikorral arvutama kokku toidu süsivesikute sisalduse. Esimest tüüpi diabeedi korral kehtivad üldse tervisliku toitumise reeglid. See tähendab, toitumine peab olema regulaarne, mitmekesine, kiudainete rikas, igapäevaselt peaks tarbima köögi- ja puuvilju, toit peaks olema väherasvane ja tervisliku toitumise eeskirjad kehtiksid kogu perele. Tihtipeale arvatakse, et tervislikult peab toituma ainult suhkruhaige. Suhkruhaigetel on lubatud ka tarvitada suhkrut. Soovitav on seda muidugi teha põhitoidukordadel ja nagu ka tervetel lastel, on ka suhkruhaigetel lastel mõistlik piirata magusa tarbimist. Ja seda seetõttu, et magusat tarbides saame me küll puhast energiat, aga saame vähe teisi toitaineid. Maiustamine vähendab söögiisu ja loomulikult on ka hammastele kahjulik. Igaüks, kes tahab hoolida oma tervisest ja tunda ennast hästi, peaks olema kehaliselt aktiivne. Samuti peaksid siis suhkruhaiged lapsed, nagu terved lapsedki, vähemalt tund aega ööpäevas liikuma ja mitte üle 1-2 tunni veetma istudes arvuti ja teleriekraani ees. Uuringud on näidanud, et regulaarne treening aitab vähendada südame-veresoonkonna haigestumist suhkruhaigetel. Siis insuliinravile on väga tähtis esimest tüüpi diabeedi korral ka hoolivus ja teadlikkus oma haigusest. Kindlasti on iga lapse kasvamisel vajalik hoolitsus ja armastus, kuid krooniline laps vajab seda enam. Kindlasti ei ole meeldiv haigestuda suhkruhaigusesse, kuid ka suhkruhaigust põdedes on võimalik nautida elu. Seda haigust tundma õppides ei tunne seda kui pidevat vaenlast, kellega koos peab elama. Mitmed tuntud tippsportlased, teadlased, muusikud on haigestunud lapseeas või varases täiskasvanueas esimest tüüpi suhkruhaigusesse. Kui oma tegevusi ette planeerida ja oma haigust tunda, siis on võimalik ka oma unistused kõik täide viia. Ei, välja ravida seda ei õnnestu, see on krooniline haigus. See jääb elu lõpuni. Eladki sellega siin. Seda ei osata välja ravida. Ja kui see haigus avaldub, ongi juba praktiliselt enamus neist rakkudest hävinud. 10% on sul alles, kui see leitakse sul. Aga välja ravida seda haigust ei osata. Kui ta on hästi levinud, seda hästi palju uuritakse. Uuringud on iga päev ilmub tohututesse, aga ikkagi täpselt ei teata, miks ta tekib. Kui seda teaks, miks ta tekib, täpselt siis teaks ju, kellel seda varakult hakata keda uurima ja saaks võib-olla kuidagi midagi sekkuda enne, kui need rakud on hävinud. Aga kuna seda ei teata, siis ei osata seal midagi teha, aga esimest tüüpi diabeet isega on selles mõttes lihtsam. See on täiskasvanute haigus enamasti ja see on ikka ülekaalus. Et see on, kui kehakaalunu korda saaks, siis... Aga ega selles mõttes kõigil ülekaalustel ei teki ka suhkruhaigust. See on selge. Seal on ka oma geneetilised eelsoodumused ja... Tähendab, jällegi peab eristama teist tüüpi, esimest tüüpi. Kellel lõpliku ravi loodame, aga esialgu reaalne on pigem ikkagi see, et tehakse nii-öelda tehiskõhunääre, mille nimel ka tegelikult ka reaalselt tehakse tööd. See tähendab seda, kuna me unustasin võtta, tegelikult ma tahtsin näidata insuliinipumpa siin ka, mis on praegust ole, mis manustab, et sa ei pea iga päev süstima ennast. Lihtsalt vajutad nupule ja manustad endale insuliini. Väike kanüül on naha all ja sinna ta jookseb. Aga kui selle saaks veel väiksemaks pannakse, sulle juba ongi naha all ja mõõdab ka suhkrut ise, siis ongi tehiskõhunäär ja selle nimel tegelikult tehakse reaalset tööd, et see on täitsa selline ja tüvirakkudest loodetakse seal võib-olla, et saaks midagi teha, aga see on juba müstika valdkonda. Aga et päris välja ravida seda praegust kuskil näha veel ei ole.